Rene Mandri, tiim Peloton, tänane kõik vast selle velotuuri kõige raskem etapp on läbitud ja läbitud vägagi edukalt. Jah, ei võib rahul olla küll, et oleks keegi mulle stardis seda etappi võitu pakkunud, siis ja oleks võib-olla osanud seda vastu võttagi, et enesetunne just kõige lubavam ei olnud, aga ebaõnne oli ka etapi jooksul päris palju siin jooksuvahetuse ja kukkumise ja muu sellisega, aga lõpuks taastusin ära ja see kruusalõigu peal juba tundsin ennast päris mugavalt ja olime kogu meeskonnaga ees ka üksteist toetamas, et liider Marto Ojav ei üksinda ka, et ta jõudnud enam seda punti kontrollida ja õigel momendil sõitsin jooksikutele järgi ja kolm endaga sees olid ja tulime neljakesi lõpuni. Oli see lõpuenne äraminek ka plaanitud? Jah, ei, no mul oli tegelikult plaanis rünnata siin 1,5 kilomeetri märgi juures kuskil, et see oleks umbes selline koht, mille ma oleksin ära kestnud siin valusalt linnas istulekuks vastu mäge, aga võis ka varem, et võita saab igati. Liidrina jätkab nüüd endiselt Mart Ojav, teisel kohal peaks siis olema jätkuvalt teie meeskonna esindaja Puusepp Martin. Et kui suured võimalused on teil esikoht lõpuks endale võtta homme? Ma arvan suht minimaalsed, et lühikene etapp 60 kilomeetrit ja Mardil peab ikka väga suur ebaõnn olema, et ta seda sõitu võita jõuaks, aga me oleme Pelotoniga teise kohaga väga rahul ja meeskondlikult ka teine, et loodame, et homme see seis vähemalt samaks jääb, kui siis paremat ei suuda 2 etappi võitu tuurid ka, et ma arvan, me oleme suht maksimumi lähedase tulemuseni teinud. Aitäh ja veel kord palju õnne! Aitäh!